Mina olen Jaan Särglepead, tere tulemast kuulama Ajuvabaduse podcasti esimest osa. Siin räägime põnevatest ja vägagi elulistest teemadest koos oma co-host Juhan Särglepaga. Tervitused. Peale Juhani kutsumise saatesse ka teisi huvitavaid tegelasi nagu muusikuid, ettevõtjaid ja üldiselt tarku inimesi. Lisaks YouTube'ile leiab meid Spotify'st, SoundCloud'ist ja iTunes'ist, kus siis saab kuulata meie heliversioon sellest podcastist. Samuti Facebook'ist, kus saab lugeda artikleid, kus me oma informatsioonist saame ja Instagramist, kus saab hoida lähemat pilku peal meie tegemistel ja näiteks saada informatsiooni, kes on järgmine külaline. Täna me räägime toidutööstusest, toidust ja sellega kaasnevatest probleemidest. Proovime suunata inimesi natukene sinna puhtama toidu poole, nagu näiteks ostama puuviljad biomarketist, kus puuviljad on reaalselt mingi lisaainete vabad. Ma hakkasin ise seal hilju aega puuvilja ostma ja ma reaalselt on hämmingus, mis kvaliteet see on. Puuvilja maitseb nii palju paremini. Ja sa ei pea ostma sealt ainult puuvilju. Saad osta sealt looduslikku kosmeetikat, saad osta heaolu tooteid, et enda immuunsüsteem kõrgel hoida, et sa ei peaks sööma sudafeid endale sisse või Coldrexi jooma. Lisaks selleni on üle 30 Eesti tarnija, ehk siis toetage Eesti talumehi, mis te annate seda raha sinna välismaale, reaalselt tooge Eestisse, andke Eesti meestele see. Ja nende poed on reaalselt Tartus, Pärnus, Ülemistel, Viimsis, Kaubamajas, Rocca al Mares, Balti jaamas. Poode on mitmeid, ehk siis ma garanteerin, et sa leiad sealt endale midagi head. Aga davai, hakkame pihta. Läks! Juhani, mis on sinu toitumisharjumused? Minu toitumisharjumused on viimasel ajal väga palju muutunud. Just muutunud selles suunas, et ma ei söö enam liha. Ma olen liha enda laualt täiesti kõrvale jätnud. Mis tähendab, sa võid küsida, et kuidas see võimalik on. Mul oli ka alguses selline tunne, et kui ma ei söö liha, mul ei saa kõht täis. Ehk et ma pean sööma mingit liha lihtsalt kõrvale, et mul oleks täis kõhutunne. Nüüd, kui ma läksin Aasiasse elama, elasime Balil ja reisime terve Tai läbi, siis see liha kvaliteet Aasias on niivõrd halb. See on kehva, sest seal on soe, palav, need tingimused ei ole nii head, eks ole. Ja see transport sellel lihal. Ja lõpuks, kui me seda liha sõime, siis see oli siuke vastik. No see on nagu vastik ja pärast on paha olla sellest. Ja siis mingi hetk, kuna ma mingi pool aastat Aasias olnud, otsustasime, et tavai, pole vaja süüa seda. Muidugi olid ka nagu tervislikud põhjused, aga see oli üks sükene suuremaid nagu lükkejõudusid, eks ole. Ja nüüd ma ei söö enam liha. Ma ei ole liha söönud juba paar aastat. Ja Kuidas sa tunned, mis sul on? Sul mingid muutused toimunud ka sellega või? Jaa, täiega. Ma tunnen ennast kergemalt, paremini, värskemalt. Ma ei ole enam peale õhtusööki niimoodi väsinud, et ma peaks kohe magama minema. Samas, kui nüüd liha söömine lõppes, siis enam ei söö nii palju piimatooteid ka. Saad aru, lihtsalt ei maitse enam. Piima ei joo vapsi enam. Mida ma veel söön on juust ja muna, eks ole. Aga kuidas sul, sa sööd endiselt liha? Ma olen täiesti lihatoiduline. Ma söön kõike peale seente. Seeni ma ei söö. Ma olen selles mõttes, et mul ei ole veel mitte mingit takistust olnud. Ma käisin teiega Ibizal nüüd eelmine aasta suvel ja ma seal proovisin siis jätta kõik liha välja enda toidust ja süüa siis, mereand ikka süüa. Süüa vett? Ibizal ja. Mis sa seal muud sööd? Eks ole? -1,000,000. Täpselt. -1,000,000. No Ibiza, come on, millega sa seda siis võrdled? Paned pidu ja sööd vett? Sööd vett. Ja see vett peab sööma. Yeah. Ja ma tundsingi, seal oli nagu nii soe kliima ja mul ei olnudki vaja seal nagu seda liha süüa. Ja kui ma Eestisse tulen, siis ma ikkagi tahan. Lihtsalt vahe on see, et ma ikkagi otsin selles mõttes kvaliteeti, et ma väga harva söön mingid hamburgereid kuskilt Mäkist või midagi sükest. No see on vist kõigil teada, et see söök on... see ei ole toit, täpselt, et selles mõttes ma ikkagi, kui ma söön, siis õnneks mul on see standard, et see peab enam-vähem ikkagi kvaliteetne olema. Ma pean teadma, kus see tuleb. Et ma nagu igat asja nüüd ei söö. Et ma arvan, et kui ma läheks ka kuskile sinna
Tai tänavatele, siis ma ei võtaks seda lihtsalt põhimõtte pärast. Seda liha sealt. No, mul ei ole aimu ka, kus see tuleb, mul ei ole aimu ka. Ma tean, mingi tüüp lihtsalt lihtsalt müüb mulle kuskil teeservas mingid paarde otsas mingid. Grillitud värki. No. 100%, mees, ma ütlen sulle, ma olen söönud koeraliha. Niimoodi, et ma ise ei tea seda. Jaa, ma arvan ka, jah. Ma arvan suht kindlalt. Ma nõustun. Aga miks ma seda üldse küsisin sinult? Oli teada saada natukene sinu suhkruharjumuste kohta. Palju sa magusat sööd? Ma väga kontrollin. Mul ei ole tegelikult vaja nii palju magusat üldse. Mul lihtsalt keha ei vaja. Mõnikord mõni jäätis või ikka on hea rämpsu süüa. Of course, see on nagu mõnus tunne. Kui see on salty, crunchy või siis mõnus magus, muidugi mulle meeldib, aga ma väga teadlikult söön vähem. Ja kui ma söön, siis ma söön, mis ma söön? Ma söön, et kõht täis saaks. That's about it. Mul on selles mõttes, mul on ka lihtsalt cravingud. Ma vahepeal tunnen, et ma lihtsalt tahan mingi hetk hästi palju seda süüa. Tahaks lihtsalt hästi palju võtta. Lihtsalt süüa selle jäätis ja siis mõtleks, et tegelikult tahaks võtta veel mingi asi veel juurde ja nagu mingi vahepeal tahaks kokat juua lihtsalt. Ühe kokapudel mingi 6 on ja. Ja see ongi kõik. Ja miks ma üldse alustan sükse teemaga, on see, et meil on 3 fakti mõlemal välja toodud. Ja need faktid on päris hirmuäratavad tegelikult. Väga hirmuäratavad. Et selline fakt on, et rasvumine tapab üle maailma rohkem inimesi kui avariid, terrorism ja Alzheimer's kokku. No see on jõhker number, ma isegi ei kujuta ette. Ma ei tea, mis see, ma ei võtnud numbrit välja, aga ma tean, et see on fakt. Iga päev ma näen uudistes avariisid, kuidas, ma ei tea, inimesed surevad, hukkuvad. Ütleme, et need on erinevat sorti surmad, et see rasvumisel ongi täpselt kuskil mingi südamehaigused ja mingi veresoonte ja kogu nagu aeglaselt lähevad, jah? Jah, et nad nagu surevad niimoodi, kukuvad ära lihtsalt mingid vähid ja mida iganes. Põhimõtteliselt võib siis öelda, et rasvumine on väga paljude haiguste esimene etapp. Jaa, võib küll öelda. See kutsub esile. Ma ei ole arst, mina ei tea mitte midagi nagu päris täpselt, ma tean seda, mis ma internetist loen. Aga jah, tundub küll niimoodi. Teine fakt. Rasvumine tapab rohkem inimesi maailmas aastas kui aladusöömine või nälg. Väga rets. Kujutad ette, et siin maailmas veel tänapäeval on inimesed, kes tunnevad nälga? Siin Eestis on veel tänapäeva maailmas olemas inimesi, kes tunnevad nälga. Eestis. Jõhker. Ja siis seal kõrval on tüübid, kellel on nii palju süüa, nad on ennast üle söönud, nad on paksud, neil on täitsa suva. Ja siis kõrval on inimene, kes nälg tähendab seda, et sul ei olegi midagi süüa. Mitte enam ei ole paast, vaid nälg. Ja mõtled, see on järjest kõht tühi. Nagu mingi 2 nädalat järjest on kõht tühi. Või siis saad natukene ainult, eks ole. Ala toitumine. Sa ei saa neid aineid kätte, mis sul vaja on. Ja siis rasvumine, ülesöömine tapab rohkem. Jep. Ja 3. fakt on see, et 10% populatsioonist maa peal on ülerasvanud. Üldse 100 miljonit last ja 600 miljonit täiskasvanut. Kujuta ette neid arve. Eestis on 1,3 miljonit inimest. Ei kujuta ette. Ja need inimesed on nagu 700 miljonit on täiesti paksud. Suured, ülerasvanud inimesed. Me Eestis tänavatel ei ole väga palju märganud nagu reaalselt pakse inimesi. Ja väga rets ongi see, et inimesed mõtlevad, et see on üle ookeani USA probleem või see ei ole üldse meiega seotud, siis see on täiesti vale, sest Eestis 2016. aastal tegi Tervise Arengu Instituut uuringu ja uuringust tuli välja, et täis 16-64, selle vanuse vahes. Täiskasvanud inimesed. 52% on kas ülekaalulised või siis rasvunud. See on 52, see on iga teine tüüp. Nagu. Üle poole siis. Nagu pooled inimesed on ülekaalused. Põhimõtteliselt, kuidas seda võtta, et me ei tea ju täpselt, kuidas nad seda mõõtsid. Ei, me teame, see on võetud kehamassi indeksi järgi. Ja siis kehamassi indeks väidab, et kui sinu pikkus ja kehakaal ja siis kuidagi seal arvutada, eks ole, siis enamus on ju ülekaalulised. Okei, aga võtame siis niimoodi, 10% nendest ei ole. Või julgeme öelda siis niimoodi, on ju? Oletame, et 10% neist ei ole, siis 40% on ikka
ülekaalus, sa ei saa, ma ei usu, et sa saad sealt üle 10% maha võtta. Jõhker, vaata, kui sul on väike kõtu siin ees, eks ole, siis sa põhimõtteliselt juba oled ju ülekaaluline, on ju. Nii et mõtle, kui äge oleks see maailm, kui meil kõigil on nagu vapšee, six-pack, kõhulihased, siis on ju kõik, noh, see inimene kõige parema tervise juures, kui ta on füüsiliselt heas vormis. Jaa, muidugi. Ja teine fakt Eesti kohta on see, et 2018 aastal sama instituut tegi uurimuse ja uurimuses iga 4. esimese klassi laps on ülekaaluline. Iga 4, veerand lastest siis või? Veerand klassist, mõtle, on ülekaalulised. Ja see on juba nagu natukene hirmutavam, sest see näitab, et lastele toidetakse sisse. See on vanemate harjumused juba ju. Täpselt, et see ei ole see, et laps saab otsustada, mida ta sööb. Kindlasti tema lihtsalt ei oska teadvustada neid asju endale, aga vanemad ja see toidukultuur on nagu nii varasest teadest nagu lastel nagu perse keelatud, ütleme ausalt. Perse keelatud. Niimoodi, et laps, ma ütlen ausalt, ma olen paks olnud. Ma olin mingi 13-12 aastane ja ma olin paks. Jaa, olid küll jah. No mitte paks, aga sa olid no, nii kõik. Ülekaaluline nagu selles mõttes, sa ikka saad öelda, et sellel lapsel on liiga palju massi. Ja mis ma ütleksin 12 ja 13 aastale lastele, ma ütleksin neile ühe asja, et ärge minge paksuks, sest nagu see on reaalselt, kui ma saaksin ühe asja neile öelda, ärge minge paksuks, sest see takistab kohe su sotsiaalelu, sul kohe inimesed hakkavad vaatama, sind näitama, et sa oled paks ja hakkavad mõnitama, on ju. Ma olin suht tugev, ma sain välja sellest, sest ma läksin kohe 4 aastat, läksin kohe tai-boksi ja nagu ma stragelisin välja sellest, aga ma näen, et inimesed, kes ei ole seda teinud, nad on kohe palju introvertsamad, nad ei saa nii palju sõpradega, neil on nii palju sõpru. See esimene etapp, kus selles, või tähendab see esimene teismelise ea etapp on nii tähtis. Sest et sellest ajast alates kujuneb sinu keha välja. Täpselt, ja kui sa seal lähed nagu paksuks, siis sul juba järgnevad nagu eluaastad on ka väga palju raskemna. Kuidas, miks sa üldse paksuks läksid? Kuidas sul oli? Ma ei tea seda, ma arvan, et see oli, no ma tean, et mul oli vanemate lahutus oli samal ajal, on ju, aga nagu ma kindlasti ei söönud selle pärast ennast paksuks. See oli pigem see, et mul ema hakkas siis rohkem tööl käima, ma hakkasin emaga elama, ema hakkas rohkem tööl käima ja siis mul anti raha, et ma käiks söömas. Kus saab kõige paremini süüa, kus saab kõige kiiremini, kõige maitsevamat. Kiirtoit, McDonald's. Annad mingi 12-13 aastasele tüübile raha, nagu mine sööma, siis mingi of course läheb iga kord McDonald's, see. Ja siis ma hakkasin käima ja siis mul keha hakkas muutuma ja aga nüüd mul on kindlasti selle tagajärjel on natukene ebaenesekindlus ka selles mõttes, et mul peab keha olema kogu aeg nagu, ma pean nägema oma kõhulihaseid iga kord, kui ma lähen peeglite. Sest muidu ma tunnen ennast, et nagu jumala päris on vaata. Väga hea, et sul on see niimoodi töötanud. Mul on jälle vastupidi, et ma olen eluaeg olnud tšükene nagu kondiglibu. Võib-olla ma olen sellest, et ma olen nagu, ma ei tea, üles kasvanud. Ma ei ole nagu nõukogude ajal üles kasvanud. Ma olen sündinud 90-ndatel, aga ma olen üles kasvanud Eesti ajal. Ma ei tea, võib-olla see toit oli hoopis teistsugune selle ajal. See on ikkagi geenid ja metabolism. Aga geenid peaks meil ju samad olema ju. No ei pruugi ju. Ega meil ei ole 100% samad geenid. See asjad ei käi niimoodi nagu. Geneetika on ikka mingi muu teema. Ja tegelikult saabki inimesi jaotada 3 rühma selles suhtes. Ühed on need, kellel on kiire ainevahetus, kes ei lähegi paksuks, kes ei pea muretsema selle asja pärast. Laki mina. No väga hästi on vedanud. No samas sa ju tahad olla suurem. Sul on ju teised probleemid lihtsalt. Saadad lihased, saadad rohkem mina olla nagu. On nagu kiiremini lihas saada. Ja siis järgmised inimesed on need, kes siis võtavad lihtsalt vale toitumisega endale rasva juurde. Eks neil ei ole mingit geenilist soodumust paksuks minna, vaid nad lihtsalt söövad nii palju ja ei tee trenni. Siuke asi on ka olemas. Ja siis 3. variant ongi see, kellel on geenide tõttu nii-öelda kergendatud see paksuks minemine. Eks need inimesed peavad väga soodumus nagu. Peavad väga ettevaatlikud olema sellega, mis nad söövad. Nii et lapsed ikkagi teeme trenni ja jalutame ringi, see on väga oluline. See on kehaliselt, see on väga oluline. See on üks kõige olulisem asju üldse, et lihtsalt sa ei pea isegi olema hullult lihases ega midagi, vaid sa pead lihtsalt saama enda kehalise aktiivsuse täis. Ja nüüd tulebki küsimus, et kuidas on võimalik, et nii noorest east juba on lapsed rasvunud? No ilmselt see tuleb söögist, toitumisest, mida lapse vanemate harjumusest. Jah, see, mida kogu toitumiskultuur. Täpselt, nii ongi ja
see toitumuskultuur tegelikult, mida hästi kaua õpetati, oli see, et calories in, calories out teooria. Ehk siis, kui sa sööd 100 kilokalorit, siis sa pead kulutama 100 kilokalorit. Aga tegelikult see ei ole niimoodi. Mulle tundub ka, et see ei ole niimoodi, see ei saa olla vastavas. No muidugi me oleme eestlased ja me oleme targemad. Jaa, täpselt, et kui sa võtad 100 kilokalorit Coca-Colat ja 100 kilokalorit pähkleid, siis need ei saa olla samad ju. No jah, ei ole. Ühes on kiudaineid, ühe jaoks peab keha tegema tööd, et seda lagundada, see energia, mis sealt tuleb, on pikaajalisem. Coca-Colasse läheb otse verre, otse pauk, insuliin, kõik tulevad, hakkavad, kõik hormoonid, kõik hakkab tööle vaata. Vesi ja suhkur. Vesi ja suhkur lihtsalt, on ju. Eks need ei ole, see kogu teooria on nii pealiskaudne, nii vale, et sellest peabki, et esimene samm on see, et me peame lahti saama nendest valedest arusaamadest. No kuidas me saame? Ei tasu lihtsalt kõike uskuda. Vot täpselt, ei tasu kõike uskuda. Mitu erinevat uuringut kokku, kuula, mida inimesed räägivad. Samuti tehti uuring, et 10–19 aastaste laste seas oli 1980. aastal tüüp 2 diabeeti 0 juhtumit. Ja 2010 aastal oli 60 000 juhtumit. Kus see probleem siis tuleb? See probleem tuleb suhkrust ja suhkur tekitab diabeeti ja diabeet on kõrge veresuhkur ja madal insuliinitase. Ja insuliin on siis see, mis teeb suhkrust rasva ja hoiab nii-öelda seda energiat kehas. Nii, mis tähendab siis öelda põhimõtteliselt, et see toit, mida me sisse sööme, on ajaga niivõrd palju muutunud? Täpselt, et 1980 oli 0 juhtumit noorte seas ja nüüd äkitselt 2010 60 000. See näitab, et mingi väga rets muutus on vahepeal olnud. Ja kui nüüd tagasi tulla selle sama mõtte juurde, et ära usu kõike, mida sulle räägitakse, ära usu seda, mis telekas on ja mis igal pool kuskil ajalehtedes, peaks rohkem oma lahtise põega mõtlema, eks ole, siis sama käib ka suurte gigantfirmade kohta, kes tegelevad toidutööstusega. See tähendab seda, et suured firmad palkavad endale erinevaid uuringuagentuure, uuringufirmasid, et toota sükest pooltõest materjali. Kõik on kinni makstud, et nad toodavad pooltõest informatsiooni, et inimesed ostaksid siis rohkem, sellepärast et selle kogu tööstuse eesmärk on ju müüa rohkem toitu. Nii lihtne ongi. Ja kui sa paned väär informatsiooni, viskad sinna, siis inimesed arvavad, et see on ohutu ja ostavad seda ja söövad seda ja lähevadki paksuks. Ja nüüd, kui 1980 tegelikult tuligi USAs väga suur muutus toidutööstuses, kuna tulid välja või mitte uuringud, aga nii-öelda raportid USA valitsuselt, mis ütles, et inimesed peavad rasva vähendama oma toitumises. Ja kuna rasva pidi vähendama toitudes, siis muidugi pidi seda asendama millegagi. Sellepärast, et kui sa võtad rasva ära toidust ja ei asenda seda mitte millegagi, siis see maitseb nagu saepõru. Millega nad siis asendavad seda? Suhkruga. Ja suhkur ongi see peamine probleem, mis sellist suurt ülekaalulisust meie maailmas tegelikult tekitab. Ja see hakkas kõik 1980 pihta. Suhkur üldiselt on kõige halvem asi üldse. Suhkur on rohkem sõltuvust tekitavam kui kokaiin. Väga rets. Ja suhkur tekitab diabeeti, suhkur tekitab ülekaalulisust, suhkrust saavad väga-väga-väga paljud haigused alguse. Jah, kaasa arvatud vähk. Ja suhkrut on kõikjal meie söökides ja suhkrut peidetakse erinevate nimede alla ja kui sa vaatad sugar free, siis tegelikult see on asendatud igasuguste magusainete ja kõige näol. Ilmselt me juba teame seda informatsiooni. Ja. No selles mõttes meie olemegi ikka enam-vähem haritud inimesed. Ja me teame, et kui on corn syrup, siis see tähendab ka, et see on suhkur. Et lihtsalt kõige nõmedam selle asja juures ongi see, et inimestelt nagu proovitakse hoida seda informatsiooni mitte kättesaadavas kohas. Nimelt neid proovitakse petta, et siin ei ole suhkurt, aga tegelikult see on täpselt sama palju või isegi rohkem veel. Ja ilmselt suhkur on nagu kuidagi, midagi peab head ka suhkrus olema. No, ilmselt kui sa toodad seda sööki, siis suhkur tõenäoliselt, ma nüüd ei ole 100% kindel, aga tõenäoliselt säilib kauem. Ei no suhkur lihtsalt, kui sa võtad rasva ära, sul on vaja midagi rasvaga, see on nii sõltuvust tekitav, sa juba huugid, saad aru, beebitoitudes on juba nii palju suhkurt, et
toidutööstus tahab need väikesed lapsed juba konksotsa saada, väikesest tehast saati, beebitoidud, seal on nii palju suhkurt ja samamoodi mingid traditsioon on, kui on sünnipäevapidu, see on koogid ja kommid ja kogu asi, vaata. Hops, saadakse lapsele see kuradi konks suhu ja edasi. Ja nii, siis ta hakkabki järjest iga aastaga aina paksemaks minema, aina rohkem ja kõik on mingi, me ei saa aru, kuidas, no meil ju räägitakse, et ta ju teeb trenni. Et see on lihtsalt, see informatsioon on vale, inimesi petetakse, lihtsalt, et see kogu tööstus saaks edasi. Jah, tekib küsimus, kus sa siis üldse sööki saad? Sa ostad ju poest ja sa ostad ju neid, mis sul on, millega sa oled harjunud. Selles mõttes meil on hästi läinud, et USAs on ikka veel toite müügil igapäevaselt, mis on mujal, vähemalt Euroopas on keelatud. Aga meile tuleb ka ikkagi sisse seda GMO toitu. Nendele noortele, kes kuulavad, kes ei tea, mis GMO, siis GMO on geneetiliselt muundatud organismid. Ja. Need, kes toetavad GMO toite, nende väide on see, et kui farmerid kasutavad GMO seemneid ja GMO üldse seda produkti, siis nemad peavad kasutama vähem kemikaale, ehk siis nad hoiavad loodust, aga... Ehk et vili kasvab paremini, kui sul on GMO seemet kasutatud ja sa paned selle külvad, siis kasvab paremini. Ja nüüd tekib küsimus, et aga kas need on nagu tervislikud meile? Ja fakt on see, et need on aastast 1994. aastast turul. Ehk siis me ei tea nende pikaajalist mõju inimkehale. Aga neid teste on tehtud loomade peal. Need on näidanud, et neerud ja maks võib läbi nende tõttu nagu läbi minna. Näidanud, et viljakus langeb ja need ikkagi loomadel selles mõttes hamstritel ikkagi mingid asjad on samad. Muidugi, aga kuidas me siis leiame üldse sellist sööki, mis ei ole GMO söök? Kuidas me teame seda? Peab uskuma neid orgaanilisi poode ja sellist. Ja mul on kaasas tegelikult. Ma käisin Rimis ja ma käisin biomarketis. Nii. Ja ma ostsin greibi ja ma ostsin banaani. Väga põnev. Mõlemast. See on greip või see on apelsin? Mõlemad on greibid. Greip. Ja mõlemad on, vaata samas, ma ei tea jälle... Mis sorti greip ta on nagu? Täpselt, mul ei ole aimu ka, aga mõlemad on Lõuna-Afrika Vabariigist. Ja nagu vahe on märgatav, on ju. Ja no kui mina olen näinud greipi, siis ma olen näinud, et greip on niisugune suur nagu. On, ja. Aga tõenäoliselt ma eeldan, et see on biomarketist pärit greip. Õige. Sest see ei näe nagu nii ilus välja. Ilus täpselt, jah, et ta on nagu natukene lömmis, natuke kortsus, siin on, kõik ei ole nagu perfektne, eks ole. See on normaalne, see on täpselt siuke, et see on kõige perfektsem greip, mis sa oled näinud. Jaa, see on kõige perfektsem. Ilust ring ja nüüd nuusuta nende vahe. Nii. Nuusuta neid. No siin ma ei tunne midagi. Ei tunne mitte ühtegi lõhna ka, on ju. Siin on tugevasti tunda. Sitruse lõhna, on ju. Jaa. No reaalselt ja nii ongi. Ja see näitabki, et välimust kindlalt ja muundatud sellel ju. Sellel on 100%, sest ühel on lõhn. Sa tunned sitrust. Siin ei ole mitte ühtegi lõhna. No siin ei ole ühtegi lõhna. Ma teen selle siit keskelt lahti ja ma tahan lihtsalt vaadata. No värske, mõnus, ilus ju. Näeb välja. No jah, ilmselt need kunagi need kunagi ei hallita, ei ussita, pole midagi viga, on ja. Teeme selle samamoodi lahti, vaatame, mis siit, milline see välja näeb. Aga tõesti nagu üks põhjus, miks mulle isiklikult väga meeldib ka Aasias elada, on see, et seal ei ole nagu levinud sellised väga ilusad suured, seal isegi avokaado ju ussitab. Avokaado väga tihti ussitab. Oled näinud kunagi ussitavat avokaadot? Ei, ma olen näinud hästi lödi ja sükest... Tavaliselt avokaado on ilus, eks ole. Ja. Nii, see greip. No. Tegelikult ei ole, ongi nagu räige suuruse vahe lihtsalt. Aga vaata, sisemuselt on veits värvivahe ka ikkagelt. Natukene on, selle värv on natukene heledam. Vaata. Näitame sinna ka. Vahe on selline. Natukene tumedamat. Et see on tumedam kui see ja see on heledam. Peaks maitsma ka või? No võib maitsta. Väga huvitav teema. Aga no siin on minu... Aga no ma ei usu, et siin Eestis, ma ei taha uskuda, et siin Eestis on väga palju seda GMO teemat. No ma arvan, et seda on igal pool maailmas. Kuna see on lihtsalt nii palju odavam ja säästab nii palju rohkem.
no nii. See biomarketi on väga hea. Ja see suur... Mega hea on. Nagu magus. Ja see suur meenutab mulle natuke nagu... Ta ei ole nii hea, ta on mõrum. Mõrum, ja ma mõtlengi, et see on täiega magus. Eks see on tõenäoliselt tegu on erineva viljaga, erinev kuidagi sort ja. Aga nüüd banaanid? Banaanid täpselt samamoodi. Ma jälle ei saa nagu võtta mingit sordi järgi mitte midagi. Banaane on ka... Mitut erinevat sorti, aga see on biomarketi oma. Mis sa kohe näed on, et üks on nagu pruun. Üks on nagu natukene ikkagi, et sa näed, et see on banaan. Teine on perfektne, kollane, isegi rohekas veel vaata. Et siuksed vahed ja mõlemad on täpselt samast riigist. Ma ei mäleta, mis riigist nad olid, äkki oli mingi Dominikaan või midagi. Või Hispaania, midagi siukest. Mõlemad on samast riigist pärit, meelega võtsin, aga täiesti erinevad jälle. Ühel sa näed pruunikat, teisel on täiesti perfektne. Et see nagu, siin sa näed neid vahesid, ma arvan, et no mingi geneetilist mõõdatud asi peab siin olema, no ma ei usu, et nii suur erinevus on. Võib-olla see on lihtsalt kaamine seisnud, ma ei tea nagu. Ma ei ole kindel. Vot, aga see on jah, GMO on suur teema ja see on väga controversial, nagu öeldakse, ma ei tea, kuidas see eesti keeles on, aga kaks täiesti erinevat poolt, et ühed, kes toetavad ja ühed, kes ei toeta. Ma arvan, et ma ka pigem sööks just bio nagu marketist. Ja hinna suhtes muideks. Mis sa arvad, kui suur hinna vahe oli? Ma arvan, et 2 korda odavam kindlasti. Aga ei ole üldse nii palju. Greip punane kilogrammi hind on 1,99 rimis ja see greip siin kilohind on 2,59. Ehk siis 59 senti, 60 senti. Kust biomarketist? Mustamäe keskusest. Ja banaani hind, kilohind oli 1,20. Kus kohas? Biomarketis. Ja banaani hind poes oli 0,99. Ehk siis see ei ole nii hull. See on kindlasti kallim, peab nõustuma, aga see ei ole nii hull. Ainult natukene kallim. Nii et pigem nagu võib eelistada siis... 20, see on 20% kallim põhimõtteliselt. Ja siin oli, ma ei vaata, mis need hinnad olid, aga Ütleme, et hinnavahe kindlasti on, aga ma ütlen praeguse tõttu, ma tunnen, et ma pigem sööksin seda natukene lömmis sidruni lõhnaga greipi. No siin ei ole isegi sisemine, nuusuta sisemust. Täiesti nagu on ju. Siin on täielik sitruse lõhn, nagu päris asi. Ja siin ei ole mitte mingit lõhna. Vot. Aga nii palju siis GMO-st. See on lihtsalt siuke teema, et ma ei julge sellega väga sõna võtta, ma ütlen ausalt, et teiste asjadega nagu ma internetis sain nagu hästi palju informatsiooni, aga GMO-ga oli ka hästi palju informatsiooni, aga see oli palju raskem informatsioon. Seda sa pidid palju rohkem uurima, palju rohkem teadma, et ma lihtsalt ei julge võtta sellest nii palju sõna nagu. Tõenäoliselt meelega ka. Vaata, et ongi tehtud keeruliseks, et kõik ei saaks aru ja oleks väga mitmetahulisi mõisteid ja hästi segaseid artikleid. No, ma ütlen kindlalt selles mõttes, et ma jäin uskuma pigem seda poolt, et see on halb. Sest lihtsalt selle nende rottide ja hamstrite ja näidetega, et kui juba neile see niimoodi mõjub, siis järelikult on meil ka nagu, see ei saa meile hea olla. Tegelikult meie põhimõtteliselt meie toit maailmas kontrollivad 10 maailma kõige suuremat firmat ja nendest üks kõige suurem võib välja tuua kohe on Nestle. Nestle on kõige retsim ja need 10 tükki põhimõtteliselt sa võidki arvata, et on need väikesed firmad ja on erinevad brändid alates KitKatist ja Sprite'ist ja Fantast ja Eviani veest, aga reaalsus on see, et need kõik on omatud vähemalt nende 10 firma poolt. Kõik sama bränd, üks sama firma, eks ole. Mis sa veel Nestle kohta välja oskad tuua? No Nestle, mis ma lugesin, et Nestle on nagu kõige hullem neist. Et nende arvates pudelivesi ei tohiks olla inimlik õigus, vaid nad müüvad, neil on kahtlusi, et nad müüvad lihtsalt tavalist kraani vettpudelites ja nad on kõige suuremad plastikureostajad maailmas aastas teevad vähemalt 1,5 miljonit tonni plastikut koos Coca-Colaga muidu seal esireas.
Ma võin siit kohe välja tuua lapsed, kes ei tea, mis brändid või mis firmad kuuluvad Nestle alla, siis Nestle alla kuulub siit kohe Nesquik, KitKat, Nesti, San Pellegrino, Perrier, Vittel, Nestle ise on ka, mis teeb jäätiseid. Kakao omad, siis Nescafe, no põhimõtteliselt nagu nende iga-aastane käive on umbes 90 miljardit. No see on jõhker, ma isegi ei kujuta ette seda. 90 miljardit, saad aru või? Ma ei tea neid asju. Ja siis võime edasi võtta, Coca-Cola on ka üks nende seas, kes Coca-Cola on kõikis kokasid, Fantasy, Sprite, omavad isegi linnuse kalja omab Coca-Cola. Linnuse kalli nagu. Nii kreisi, mingi väike, mingi Eesti teema, Coca-Cola, teema oma. Ja see ongi monopol. Need on suured ettevõtted. Siis samamoodi PepsiCo on selle suure korporatsiooni nimi, nad omavad Cheetost, Laysi, ehk siis mõtle, kui palju seda kartulikrõpsu süüakse maailmas. Ja kõige hullem, või kõige retsim on see, et need firmad on hakanud ostma orgaanilisi firmasid samuti ära, niimoodi, et neil on seal ka jalg sees. Isegi kui maailm peaks minema nüüd orgaanilise peale ja kogu see asi jätaks maha, siis neil on ikka suured osalused nendes firmades. Rahaga kaasnevad võimalused, kui sul on lihtsalt nii palju plekki on, sa võid kõik asjad ära osta. Jaa, väga hull on jah. Ja siis viimane, mis ma välja veel tein, on Danone, kes omab Activiaid ja Actimelli ja Alpro, see, mis teeb neid mandlivett ja kogu sükest asja, või mandlipiima. Ja nendel kõikidel firmadel, PepsiCo'l oli 2016 aastal 62,8 miljardit käive, Danone'il oli 2016 aastal 23,7 miljardit. Aga me ei saa teisiti, me peame tarbima seda ju. No muidugi jah, mis sa teed, lähed džunglisse elama siis või? Et nagu lihtsalt, mis sa saad teha? Ma ise küll nagu tavalist piima ei joo, aga ma ostan mandlipiima ja nüüd tuleb välja, ma ostangi seda sama Danone mandlipiima, mis ongi... Mis on Alpro, tundub nagu Alpro oma vaata, tegelikult on Danone. Danone, ma teadsin, et Danone on ainult jogurt. Aga tegelikult nad omavadki kõiki Activiaid ja kohu nagu jah, seda piimatööstust nagu. Et nad on nii hullud. Et mis sa nagu reaalselt teha saad, ongi see, et kui sul on võimalus, siis pane enda tomatiga taiu taha ja kasvama. Pane enda kurgid. Vähemalt nii palju, hakka ise asja tegema, et sa tead, et sul vähemalt ei ole nagu... Ja kasutame vana hea kanasünnikut, kanasitta. Jah, ja ärme kasuta neid pudeleid, kasutame klaasist või plastpudeleid, kasutame klaasist taaskasutatavaid. Ma aita kaasa, et selles mõttes Eestis, muidugi fakt on jälle see, et Eestis kogu see taaskasutamine ja asjad on niisugune moraalne pigem. Siuke, et sa nagu hea inimesena teed seda, see maailmas ei muuda mitte midagi, see on fakt. See, mis toimub Hiinas ja seal, see on 1,5 miljonit tonni. See, et me siin 1,3 inimest, iga inimene oleks perfektne, no ei muudaks ikka veel mitte midagi. Kahjuks see niimoodi on. Võib-olla me lihtsalt säästame enda lääne verd, ja. Meil endal siin on hea elada. Just. Ja siis, kui neil seal teisel pool väga pekki läheb, siis nad tulevad varsti siia poole ja siis meil on siin vähemalt puhas, neil on vähemalt kuhugiga tulla. Ja, nad saavad kuskile midagi visata. Et hoiame muidugi, nagu see on meie moraalne kohustus hoida enda kodukohta korras, aga nii teemegi seda, ja proovime enda toitumist jälgida ja ärme ole see number statistikas. Ärme aita kaasa sellele, et ka meie oleksime paksud. Ja, väga huvitav teema. Kiiresti üle vuhada nagu... Ja, see on siuke asi tegelikult, millele peakski varuma reaalselt, ma ei tea, 2-3 episoodi. Üks ainult GMO peale, üks asi suhkru peale, üks asi, mis need firmad kõik teinud on halvasti. See on nii, me praegu lihtsalt sõitsimegi üle sellest asjast. Teeme igast asjast natukene. Aitäh sulle, et sa mind ka valgustasid selle sama informatsiooniga. Mulle meeldib, kui inimesed saavad rohkem asju teada, et see on ka siuke natuke inimlik kohustus või nii. Ja küll. Näeme siis, hoidke oma tervis korras ja näeme järgmine kolmapäev. Jaa, tšau!